Tere tulemast kuulama, vaatama saadet Raplamaa podcast. Leiate meie podcastid kõik podcastid.ee lehe pealt, Spotify'st ja YouTube'ist, nii et minge vaadake ja kuulake, mis Raplamaal toimub. Täna jälle saame teha saadet Rakoga. Korra sellel aastal on nad meil siin juba külas olnud. On põhjust uuesti rääkida. Rako on siis Raplamaa rakenduslik kolledž ja sealt on mulle siia külla tulnud praktikakoordinaator Reelika Hints. Tere! Tere! Ja osakonna juhtõpetaja Neeme Noppel. Tervist! Tere! Kohe saan küsida. Olen omajagu kah juba elanud ja igasuguseid ameteid kuulnud, aga juhtõpetaja sellist asja ma veel kuulnud ei ole. Mis see tähendab? See on niisugune, kui isegi teaks täpselt, mis amet see on. Põhimõtteliselt ta siis tegeleb niisuguse paberitööga ja siis koordineerib seda, siis mina konkreetselt siis Vana-Vigalas seda osakonna juhi poolt antud ülesandeid, õpetajatele koormuste tegemine, siis õppede planeerimised, kõik sellised asjad, tunniplaanide paika panemine. Õppejuhataja oli kunagi sellise nimetusega ametikohta. Tema tegeleb nagu suuremast mastaabis, mina olen nagu ainult ühe osakonna peal, siis tehnika, kuna Vana-Vigalas on siis tehnikavaldkond, siis mina olen ainult nagu tehnikavaldkonna peal. Okei. Kool ei ole ammu juba lastele ja noortele ainult täiskasvanutele ka juba ammu. Täpselt ei oska seda aega öeldagi, millal see siin populaarseks läks ja võimalusi tekkis, et täiskasvanud said ka koolis hakata käima. Tänaseks on see täiesti normaalne, et inimesed õpivad kas või terve elu. Kellel vajadust on, kellel tahet on, see saab alati õppida. Täna me pigem räägimegi siis nendest inimestest, kes on juba täiskasvanud ja tahavad ka õppida. Miks peaks üldse täiskasvanuna õppima veel minema? Peaks nagu kõik asi juba olema nii-öelda amet selge, stabiilsuse majas, mis seal veel õppida on siis? Mitmed inimesed, nad teevad oma tööd, aga nad tegelikult ei ole saanud oma ametitunnistust, et seal on teatud valdkonnas, kus inimesed on juba aastaid tööd teinud, aga nad tegelikult on õppinud kas koha peal või kellegi käe all ja neil ei ole tegelikult seda kutsetunnistust. Ja teatud valdkondades muidugi on ka see, et läbi aegade, kui nüüd ajalukku vaadata, siis on teatud valdkondades tekkinud selle kutsetunnistuse nõue riigi poolt ja see on ka põhjustanud, miks paljud minevikus just on pidanud kooli minema, isegi kui nad on aastaid teinud seda tööd. Aga näiteks eile oli meil praktika kaitsmine ja seal oli üks inimene, kes on 23 aastat töötanud mehaanikuna, aga otsustas see aasta tulla kooli ja ma küsisin konkreetselt ta käest, et miks ta seda tegi ja ta ütles, et seal oli palju asju, mida ta tegelikult õppis selle aasta jooksul, kui ta koolis käis, mida ta varem ei teadnud ja paljud asjad, mida ta varem teadis, tulid uuesti meelde, aga ta nagu oma igapäevatöö käigus ta ei mäletanudki neid asju, et kuidas neid kasutada, et seal tuli nii palju lihtsalt sellest harjumusest. Ja arvas siis veel nii kaua töötanuna, et oleks vaja siis sinna kooli minna. Ja ta oli väga, ma küsisin just ekstra, kuna tema on nagu kõige sellisem kauem aeg, keda mina tean, võib-olla Neeme teab kedagi, kes on nagu kauem töötanud ja ta ütles, et ta on väga palju uusi asju õppis, et seal on ka asju, mis on arenenud ja liikunud edasi ja tema pidas seda kasulikuks. See oli selline töökohapõhine õpe, eks ole, millest me pigem praegu rääkisime ja Neemega hakkame pärast rääkima lihtsalt täiskasvanu õppest ka. Mis sa selle kohta kostad, kui mõni siin täiskasvanu mõtleb, et nüüd hakkan küll hoopis midagi muud õppima? Kui oleks elu nii lihtne, et ma õpin peale gümnaasiumit või peale põhikooli mingisuguse ameti selgeks, et sellega ma elan pensionil ära, siis ei oleks üldse põhimõtteliselt väga palju koole vajagi. Et elu muutub, kõik asjad muutuvad, tulevad uued tehnoloogiad, tulevad uued suunad, ükskõik mis valdkonna me võtame, uued seadmed, kõik asju on vaja uuesti õppida ja ega siis ju vaatame tõele näkku, ega ise ka, et ei tahaks ju ainult ühte ametit omada, et oleks ikkagi tööturul nagu rohkem läbilöövam, siis mul oleks õudselt hea, aga mul oleks ikka see kutsetunnistus on sellele nagu niile täpipanek, aga just see oskus on hoopis olulisem ja mis puudutab siis nendesse ealistesse
noh, ütleme, et seal ei ole ju tegelikult piirangut, võib-olla tõesti tal on raskem kuskil tööturul läbi lüüa, kui ta on ikkagi 50+ on ju. Samas olenevalt, mis amet tal eelnevalt on olnud, et noorest peast on ju lihtne ehitaja olla, aga 60-selt võib-olla väga enam ei füüsilist ei jõua teha. Puudutab, siis ei ole ju ainult esindused, on ju tegelikult ju väga, väga nõutud inimesed on need, kes võivad seda ka kodus teha. Kui nendel on teadmised, oskused olemas ja nendel on seadmed kodus soetatud, tänapäeval ei ole sul vaja mingit meeletut masinaparki. Võib-olla jah, kui ma nüüd ütleme tõesti keretööd ja värvimistööd teen, et seda sa päris nagu ütleme garaaži jälle tee, aga mis puudutab tehnikut, diagnostikut, ta paneb diagnoosi, et ta võib seda täiesti vabalt teha oma kodugaraažis. Ja kui ta on 60+, aga ta oskab, teab, siis põhimõtteliselt ta ju otsib ta iselast seda, ta ei olegi vaja nagu kuskile ametlikult nagu kuulutada ja kõik on ju, Eestimaa nii väike lihtsalt ja meil on rekord on praeguste, kes meil käis õppimas, oli 68 aastane, õppis autopleksepäks. Aga ta tegi see sellepärast, et tal meeldis õudselt uunikume taastada ja ta tahtis ise kodus taastama hakata, selge see, et ta enam kuskil tööturule kandideerima ei lähe, mingi ettevõtte ukse peale koputama, et kuulge, võtke mind tööle. Aga tal oli seda vaja ja nüüd tuleb välja, et ta on juba päris mitmeid autosid niimoodi teinud ja täiskasvanute õpetamine on vist iga õpetaja unistus, kui ta saab leida omal eest klasside motiveeritud inimesi, kes hirmsasti tahavad selle asja selgeks saada. Jaa, ütlen ausalt, lihtsam on neid kindlasti õpetada, kui kes on põhikooli pingist tulnud. Eks satu ka niukseid sisse, kes tulevad nagu, kes ei taha sõjaväkke minna, kaitseväkke minna või kes ei taha ülikoolist vähe aasta teha, ei tea täpselt, mida veel edasi minna. Tulevad nagu aega surnuks lööma, aga neid on vähe, neid järjest vähemaks läheb. Üldjuhul täiskasvanu tuleb, tal on teada, mida ta tahab. Muidugi see paneb ka õpetajale kindlasti hoopis suuremad kohustused, sest et sa ei saa nii, et teeme homme seda, et ärme täna teed või et vaatame seda järgmine kord, kui temal on asjad paigas, tema on investeerinud tema aja selle jaoks, et õppida ja seal on, aga muidugi nendega koos töötades õpid ise ka, mis on selle asja juures kõige kihvtim asi. No just, eks sellel mehaaniku õpetajal võttis ka küll jala värisema, et 25-aastase kogemusega mees istub kogu klassis, et mis sa talle enam õpetad või õpetavad seal 11. Ma tunnisi käinud, ma ei tea, kui palju see jalg värises seal, aga ma kujutan ette, et inimesed, kellel on selline pikaajaline kogemus, et kindlasti nad võib-olla saavad oma sõna nagu ütelda sinna sekka ja siis ega õpetajal palju vaidlemist ei ole, aga ma tooks siia ka nagu sellise teise külje välja, et miks paljud ettevõtted ka saadavad näiteks oma töötajaid meile õppima, on see, et nad ütlevad, et jah, praktiliselt nad oskavad asju, aga oleks vaja selliseid põhiteoreetilisi teadmisi, et nad on harjunud asju teatud vaisil tegema, aga need teoreetilised teadmised nagu annavad ka selle pildi, et miks nad seda teevad, mida nad kogu aeg on teinud. Aga Reelika, algusest peale ikkagi, mis asi see töökohapõhine õpe siis on, mis see tähendab? See töökohapõhine õpe on siis selline õpe, kus 2/3 kogu õppekavast või ajast, kui õpilane õpib, on tegelikult ettevõttes. Nii et see selline initsiatiiv sellist liiki õppe jaoks on üks õppekava vormidest, meil on statsionaarne õpe, mis tähendab seda, et õpilased käivad iga päev kohal, siis on mittestatsionaarne, mis on nagu vanas minuealiste keeles on kaugõpe, et nad käivad aeg-ajalt kohal ja siis on töökohapõhine õpe ja see on samasugune õppekava nagu on teised, aga lihtsalt see, kui palju nad koolis on ja kui palju nad tööl on, et see on nagu erinev, et nad on 2/3 ajast tegelikult töö juures ja õpivad seal. Ja üks tingimus, et töökohapõhises õppes õppima hakata, on see, et sul peab olema nagu ettevõttega tööleping, et see initsiatiiv omale kas siis uut töötajat välja õpetada või siis olemasolevaid töötajaid, nende kvalifikatsiooni tõsta, on ettevõtte poolt ja meie pakume sellist teoreetilist toetust neile selleks. Ma pean nüüd natuke mõtlema siis, et keegi peab juba ettevõttega lepingu ära sõlmima kuidagi ja siis ta saab alles kooli. Aga mis huvi ettevõtjal on siis temaga lepingut sõlmida, kui ta veel pole midagi, oskusi tal veel ei ole?
seda kasutatakse 2 viisil, kuna paljud ettevõtted on sellised, kus neil on sellised väga spetsiifilised oskused, mida neil on vaja, aga neil on vaja mingeid teoreetilisi ja põhimõttelisi alusteadmisi, siis nad saavad seda koolist, aga seda spetsiifilisi oskusi nad õpetavad ise sellele inimesele seal ettevõttes. Ma toon sellise näite, et me just rääkisime lennujaamaga. Lennujaamas on kasvanud suur vajadus bussijuhtide järgi, just nende remonditööde pärast, mis on lennujaama tulemas. Ja nad olid väga huvitatud just bussijuhi õppest, tänu sellele, et nendel enda töötajate seas nad tahavad anda võimalust inimestele saada bussijuhi load, et siis hakata teenindama selle remonditööde tõttu, see vajadus on nagu seal lennujaamas olemas. Ja nad ütlesid, et samas jälle bussijuht, kes on kuskil tänava peal või see, kes on lennujaamas, see, mida ta peab teadma, märkama, on hoopis erinevad asjad juba, kui sa lennukite vahel liigud, siis sa pead mõistma seda, et mis pidi need seal, ma ei oska seletada seda, märgid ja tingmärgid ja mitte ainult reeglid. Ka, kui lähedale sa võid lennukile minna, et ilma, et seal hakkaks mõjutama need asjad. Et see oleneb erialast. Et muidugi, kui me räägime juhtidest, siis on autojuhtidest või bussijuhtidest, et siis seal on teatud selline risk, mis on ettevõttel, et ma sõlmin talle temaga lepingu, on ju, et kui ta nüüd saab need juhiload kätte, et siis kas ta jääb minu juurde või ei jää. Aga see on selline üldiselt, see on Saksast pärinev selline õpipoisi õppevorm, mida püüakse siis sellisel viisil nagu Eestis ka rakendada, et keegi, kes on juba meister, kes oskab juba, võtab endale nii-öelda kellegi külje alla ja õpetab talle. Talle tuleb ikkagi palka maksta selle ajal, kui ta koolist. See on jah, tal peab olema ametlik. Too veel mõni näide äkki, mis asi see veel on see töökohapõhine õppe, veel mingid variandid? Variandid on näiteks, õpetame praegu töökohapõhises õppes puurmeistreid. Kuna puuritakse palju kaevusid ja palju ehitustöid, seal on vaja erinevad puurimistöid teha ja me oleme ainukene kutsekool, kes seda nii puurijaid kui puurmeistrid õpetab. See on väga siuke väike seltskond, aga praegu meil on selline grupp täiesti käimas ja need on inimesed, kes nüüd on tegelikult töötanud just jällegi puurmeistritena aastaid. Aga nad ütlevad, et neil on sellised teoreetilised teadmised puudu. Ja nüüd nad on koolis käinud, nad teevad oma igapäevatöö ja nad saavad sellised teoreetilised alused ja teadmised ja lisaks siis kutsetunnistuse. Kui nii võtta, siis peaks nagu mõlemale poole sellest kasu olema, kui me näiteks võtame selle puurmeistri ameti, siis ütleme, et mingisugune noor mees tahab minna seda ametit pidama või naine, siis teoreetilise osa saab ta koolist, eks ole, ja praktilise peaks ta siis saama just kui selle kogenud puurmeistri käest, eks ole. Aga arvata on siis, et see kogenud puurmeister saab ka infot omakorda selle noore käest, kes talle koolist selle töö juurde toob, eks. Me päriselt loodame seda, jah. Et see peaks käima niimoodi. Millist erialade vastu siis kõige suurem huvi on praegu? No praegu on, ma arvan, et kuna seal on teatud riiklikud toetused just autojuhtidele, veoautojuhtidele, autorongijuhtidele, bussijuhtidele riigi poolt nagu vähendatud, siis see on selline alternatiivviis, kuidas ettevõtted ilma, et kui nad tahavad endale või inimesed ise tahavad endale saada veoautolubasid või autorongijuhi lubasid või bussijuhi lubasid, et nad ise ei peaks maksma. Raha eest saab kõike meie koolis, eks ju. Õppekavade järgi. Et riik on nagu sellise võimaluse pakkunud, et töökohapõhise õppeprogrammi Prõmm Plus kaudu nad tegelikult siis rahastaksid selle õppe pluss meie veel koolina aitaksime tööandjat ja seal on teatud toetus ka siis sellele juhendajale, kes töökoha pool seda õpilast juhendab. Ettevõtjad ise ka pöörduvad kooli poole äkki või, et töötajaid koolitada välja? Jah. Seda on mitmes erinevas vormis, et on selliseid lühiajalisi koolitusi, mida tahetakse, spetsiifilisi teatud eriala kohta, millest nad on nõus maksma ka. Et
et autojuhilubasid A-st või B-st kuni E-ni saab, mismoodi üldse, on seal nüüd vahet, kas tulla nüüd näiteks sinna Rakosse tegema või kuhugi mujale? Rakos saab spetsiifiliselt juhilubadest rääkida, siis lisaks lubadele sa saad ka ametikoolituse. See tähendab seda, et kui sa saad bussijuhi ametikoolituse, siis sa võid töötada bussijuhina. Kui sa teed kuskil autokoolis ainult bussijuhi load, siis sa võid lihtsalt bussiga sõita. Et see on see vahe. E-kategooriaga sama lugu siis? E-kategooria, nüüd ma mängin blondiini, ma täpselt ei tea. No aga Rako kodulehelt saab siis vaadata. Ja Rako kodulehel on kogu info olemas. Jah, ühesõnaga teemad on sellised, et ühesõnaga, seal on need erialad ka kõik olemas siis. Kõik, kus me see aasta vastu võtame töökohapõhise õppijaid, on olemas Rako koduleheküljel. Seal on 3 gruppi, keda me tahame Vana-Vigalas koolitada. Ja siis on teised on, kes on Kehtnas. Sellised grupid nagu tekivad. Ja siis, kuidas see koolielu nüüd siis täpsemalt ikka välja näeb? Millal palju seal koolis peab käima? Mitu päeva, kuus või nädal? Kui on, ütleme selline... Kutsehariduses me räägime siis EKAP-itest, millest paljud inimesed palju ei tea. Ainepunktid, jah, et pooleaastane koolitus, siis on 30 EKAP-it, et selle aja jooksul ta käib 1-2-3 korda, 2-3 päeva käib koolis ja siis ülejäänud ta oma need õppeasjad teeb siis juba töö juures oma juhendaja käe all. Kõlab nagu keeruline või mitte või? Inimestel on need koormused erinevad, võib-olla kardavad, et tahaks ka õppima tulla, aga mine tea, kus ma siin üksi õpin või palju seda mahtu on, et pigem ikkagi, kui tahet on, siis saab hakkama. Absoluutselt, siiamaani meil on hakkama saadud. On ka muidugi neid, kes koole peal on alla andnud ja öelnud, et ei jõua erinevatel põhjustel. Mõni lugu on ka välja tuua või kes on nagu edukalt läbinud töökohapõhise õppe ja nüüd on lausa kuidagi karjääri muutnud lausa äkki? See põhjus, miks me sellel aastal nagu seda suuremalt oleme ette võtnud, on just sellepärast, et see nagu riiklik rahastus on natukene vähenenud ja me oleme tahtnud andnud erinevatele erialadele seda võimalust anda nagu isegi kokkadele või vanemkokkadele. Et see on nagu selles mõttes minu jaoks on see selline algfaasides või beebikingades alles, et võib-olla selliseid super edulugusid mul praegu ette kanda ei ole. Järgmisel aastal tulen räägin kõik edulood ära. Kuidas tegelikult räägime lõpetuseks sellest sisseastumisest ja kuidas see protsess käib? Neemega nüüd paras aeg rääkida. Paar sõna selle töökohapõhise õppe kohta. Ole hea. Et minul on see ka esmakogemus nüüd kevade, sügisest on ta ootamas. Algusest ta tundus mulle ikka täielik arusaamatusega, ma suhtlesin siis nende peaspetsialistidega ja sain väga, väga head infot, et tegelikult ei tasu seda nagu karta. Et need inimesed, kes nüüd kuskil juba töötavad ja kellel ei ole kutsetunnistust, nendel on lihtne. Tal on ettevõtte olemas, tal on koht, kellega saab lepingut sõlmida. Seal on ta pigem veel kasulikum, kui ta on mingi algaja veel, ütleme noor töötaja, kes vajab veel juhendamist, ta saab juhendaja, tema saab miinimumpalga, juhendaja saab palga, kõik on nagu rahul. Aga kõige kurvemas olukorras on need inimesed, kes tulevad gümnaasiumi pingist, kellel ei ole mitte mingid oskused teadmised selles valdkonnas ja kes tuleb tulla ka õppima. Ja kuna meil nüüd lähevad ka sügisest lähevad nii kere tööde kui ka tehnika, ütleme autoplekse, automaaler, autotehnik, lähevad kõik töökohapõhisesse õppesse. Siis ma olen endale selle selgeks teinud niimoodi, et see inimene, kes gümnaasiumist tuleb, et ta ei saa ju septembris endale ju sõlmida ettevõttega mingit lepingut, mitte ükski ettevõtte. Ja ükski ettevõtte ei võta sind tööle, et kuna on see 1/3 õppeajast on koolis, siis meie teeme nii, et me oleme jaanuarini koolis, ütleme Vaanritel on 1,5 aastane õppe, ta on 5 aastat koolis, seal me anname talle hästi palju mahtu erialast teadmisi, oskusi ja ta on suuteline juba siis ütlen peale uut aastat minema ennast tööturule pakkuma ja kui ta siis ka ütleme ka seda lepingut sõlmima. Võib-olla inimesel ta sai ikkagi aru, et see ei ole tema jaoks, tal on võimalus ka ümber muuta. Ja ma arvan, et noortel ei tasu seda üldse karta, kes seda teed tahavad tulla. Ta alguses võib tunduda natukene nagu võib-olla, et ma seon ennast mingi lepinguga, aga samas tal on ka miinimumpalk taga ja tal on juba, kui ta ja kaua see ettevõte tal ikka miinimumpalka maksab, kui ta ettevõtte tootmine selle võrra suureneb, kindlasti hakatakse tal ka rohkem palka maksma. Ja kui ta nähakse, et ta on produktiivne töötaja, temast on kasu, siis ju miks mitte ka ametit vahetada ja juba minnagi sellele valdkonnale tööle, et samas seal on natukene, võib-olla on see riigi poolt, nagu, ei ole veel nii hästi nagu, või ei ole meile ta nii hästi selge, aga ma pigem arvan, et seal väga nagu suuri muutusi ei tule, et
et võib-olla isegi on see noorele seda lihtsam leida, kes on kindlasti valinud selle suunata ja tahab seda õppida. Lisaks paber ka kaasa, nagu me rääkisime, et iga aastaga tuleb neid nõudeid juurde, mis ongi täiesti okei, et kus töötab spetsialist, seal peab olema vastav paber, mitte et naabri Ants on sõbrapoisi tööle võtnud ja mingi ametinimetuse talle lihtsalt sinna pannud, et see on väga okei. Ja olles nagu praktikakoordinaator ja käies ka väga palju meie nii-öelda igapäevaste õppijate juures, kui nad praktikal on ettevõtetes ja rääkides ettevõtetega, siis neile tegelikult ka üks on see, et nad tahaksid valmis toodet saada, isegi praktikantide näol, eks ju, et nad ütlevad, et kuule, et ta ei ole ikka nii hea, kui ma tahaksin. Ja siis me räägime, et ta alles õpib ja õpib siin. Aga on ka neid, kes ütlevad, et mul on tegelikult väga hea meel, kui ma saan kedagi just oma töökeskkonnas nullist nii-öelda üles kasvatada ja õpetada neid erialasi oskusi, mida oleks vaja siin. Et enda töötajate nii-öelda baasi laiendamine. Töökohapõhine õpe siis see on tasuta siis või palju see maksab? Õppijale on see tasuta. Õppijale tasuta? Ja. Nii, kui me räägime nüüd täiskasvanud õppest või täiskasvanud õppijast, mismoodi see siis nüüd erineb? Kes see täiskasvanud õppija on? No põhimõtteliselt ongi see sama töökohapõhine õppija. Täiskasvanud võib ka olla neid, kes on põhiharidusega tahavad tulla siis ütleme gümnaasiumiharidust ja ütleme ametit õppima. Et aga pigem ikkagi räägime töökohapõhisest õppest ja ütleme, on ta siis töökohapõhine või mitte statsionaarne või teatud õpped on, mis on siis nagu hästi olulised, mida on Eestis vähe, kus tööturg on puudust, tunneb nendest inimestest, seal võib ka ta veel olla statsionaarses õppes täiesti. Aga pigem on ta ikkagi mõeldud, see täiskasvanu õppe ongi see. Aga neid karjäärivahetajaid on nende hulgas nagu palju või pigem vähe? Et sa ei tead ühest asjast kõrin ja tulen õpin mingit autoasja hoopis? No, ega sa ole igas asjas nii, et kui sa nüüd, toon lihtsalt näite, kui sa õpid kokaks, kui sa oled hea kokk, aga sa kondiitrit ei oska, siis sa lähed õpid juurde. Täpselt sama ka autos, kui sa oled hea pleksepp, aga ei saa pleksepp läbi ilma maalrioskuseta ja ei saa maalar läbi ilma pleksepp oskuseta, ta õpib seda juurde. Aga kui sa oskad nüüd ütleme autokeret nagu ilusaks teha, aga kui mootoriga midagi juhtub, siis tahaks seda ka õppida, õpiks nagu tehniku ka veel juurde. Aga kui ma olen ehitaja, ma ehitan maju ja mul saab sellest kõrin ja ma tahan hakata autosid remontima, aga see on ka võimalik. Loomulikult. Sellised null tasemega saad sinna kooli tulla rahulikult ja saad hakkama. Eile oli just praktika kaitsmisel keegi, kes oli olnud vangivalvur ennem ja tuli hoopis mootorsõiduki tehnikuks. Sest et autodega ikkagi ju teadupärast ju Eestis autode arv järjest rohkem suureneb, inimesed väheneb, aga kõik tahavad sõita ja kõik tahavad, et oleks väga ilus auto ja tore oleks, kui oskaks auto juures üht-teist ka ise ka teha. Ja minust on ta noorte ja nii ka täiskasvanud, see on hästi populaarne. Mootorivõtmeid ka enam garaažis üldse olemas on? On teha nendega midagi? On ikka. Ma olen tänatud. Jah, täiskasvanud siis tavaliselt on suhteliselt motiveeritud, eks ole, kui nad tulevad kooli, nad teavad juba, mida nad pigem tahavad, on ju. Kui nüüd rääkida veel täiskasvanutest ja teistest motivatsioonidest, siis vahest see läheb, eks ole, üle ka või tullakse suure hooga, näiteks trenni hakatakse võib-olla tegema ja läheb tuhin mööda 6 aja pärast, kas selliseid väljalangeid on palju või pigem vähe, kes tulevad suure raaga, et nüüd ma hakkan ja teen ja siis selgub, et elu tuleb vahele ikka ja ikka kuidagi ei jaksa ei jõua. Pigem see motivatsiooni kadu ei tule sellest, pigem tal on, täiskasvanul on kindlasti eelnev töökoht, tal on pere, tal on muud asjad, mis teda võivad mõjutada. No mõtlengi, et elu tuleb vahele, et ei jõua ja ei saa. Kas on siis, tuli parem pakkumine ja kas siis on, ütleme, väljapoole Eestit tööle asumine või on siis teistesse linnadesse, et ta selle pärast nagu pigem tal on, sealt on need, aga see, et ta nüüd motivatsioon ära kaob, et seda ta kindlasti on, kes tuleb ka, et ikkagi see on käeline õpe ja ta saab aru, et see ei ole tema jaoks. Ta võib mingi taseme saavutada või siis tal hakkab õppe käigus meeldima teine valdkond. On niisugust asja küll juhtunud, et tuleb õppima näiteks pleksepaks, aga üks moment vaatab, et talle hoopis meeldib automaalriõpingud ja ta muudab siis oma siis seda suunda, aga lõppkokkuvõttes teeb valdkond teeb ikkagi samaks. Et seda nüüd päris nii ei ole, aga on ka niimoodi meil juhtunud, et näiteks, et tullaks autot õppima, kuna meil on kõrval on ka sepa õppebaas, vabal ajal kasutatakse sealt läbi ja järgmine õppesuund on sepp.
kuidas need erialad sinna kooli satuvad, kas lihtsalt sellisest, et kes saab mida õpetada või see on ikkagi mingi riiklik plaan ka, et milliseid erialasid vaja on? Nii kauan kui Neeme mõtleb, ma lisan selle väljalangemise kohta, et see vist on osati ka erialade kaupa. Et seal on teatud erialad, kus on väga väike see väljalangemine, näiteks Kehtna poole peal on infoturve spetsialistid, sellised, kes peaaegu, ma ei saa öelda päris 100%, aga enamus, kes on tulnud täiskasvanu õppima, need on ka lõpetanud. Ja samamoodi on ka selline natuke teistmoodi eriala nagu maamõõtjad, keda ka me ainukesena Eestis kutsehariduse tasemel lõpetame, samamoodi need, kes on tulnud, need on ka suuremad jagu. Kas siis on kogu aeg niimoodi aasta? Minu Kehtna päevil juba olid ka maamõõtjad, kas siis samamoodi siis Kehtna ongi ainuke koht, Kehtna ongi juba kutsehariduse tasemel on Kehtna ainukene, kus seda õpetatakse, jah. Suurepärane, jah. Nii et ühesõnaga küll nad, esiteks see teema, millest me räägime, nad juba ilmselt töötavad. Just, ja see ongi see võti. Aga lihtsalt, et küll nad siis tööd edasi saavad ja ennast arendada ka nii nagu see asi täpselt siis nende jaoks peaks sobima. Täiskasvanud õppest rääkides, mis erialad siis Rakos pakkuda nüüd on uue õppeaastale? Alustad sina või? Vaata, kui pikk nimekiri, kes alustab arutatakse. Seda tõesti tegelikult ei loe iga päev seda nimekirja, et kõik meeles oleks, aga töökohapõhises õppes meie pakume motorsõiduki liikurmasina tehnikuid, ütle nüüd see sõna. Diagnostik, jah, võtta mõne vahel läheb keelsõlme, ei saa öelda. Siis me pakume puurmeistrid, vanem kokkasid, see tähendab seda, et neil peab olema juba 4. taseme koka kutsetunnistus olemas. Siis me pakume, nüüd meil tulebki 4. taseme saab ka sealt samast koolist. Ja 4. ja 5. tase on mõlemad. Teeme asja lihtsamaks, siin on kodulehe aadress, kust saab vaadata. Ja. Millised töökohad on ja millised õppeainet siis on. Nii, mismoodi see siis üldse nüüd käib? September, tundub, et siin on aega tegelikult ei ole. Praegu me räägime pigem nende inimeste jaoks, kes on juba mõelnud selle peale või siis saadet vaadates tulid selle peale, et äkki ka siis läheks vaataks ja prooviks. Kas on juba hilja või mis nüüd tegema peab hakkama kiiresti? Ei ole hilja, alles avasime vastuvõttu, nii et täiskasvanu on meil aega rahulikult mõelda ja kes tõesti tahtis kuskile kõrgkooli minna ja ei osutunud veel kahjuks valitud tõlka või siis ei saanud sinna tasulisele riiklikule tellimuskohale ja ei tea, mida peale hakata, et mitte aega parimaid aastaid ära raisata, et siis võib-olla mingi amet õppida, siis võib vabalt tulla, sest et vastuvõtud hakkavad meil alles toimuma augustis, siin mõnel erialal ka on juuni lõpus ja suvi läbi on aega mõelda ja grupid et täiesti saab tulla. Ja midagi ei juhtu ka seda, et kui ongi suvi möödas ja suvi läks nii kiiresti, et ei pane tähelegi, et alati tasub ka septembris küsida veel, sest et õppetööd ei hakka kohe 1. septembril töökohapõhises õppes, kindlasti hakkab kuskil septembri teisest poolest, et siis on nagu aega ka veel tulla. Kas ta tõmbab adreka üles ka võib-olla, kui pole mitukümmend aastat koolis käinud, ei tea, kas peab mingisuguse vana tunnistusest kuskilt üles otsima või vana matemaatikaõpetajaga ühendust võtma, et paar tehet teil ära teha või kuidas valmistuma peaks? Eks valmistuma peab ikka, tunnistus tuleb asjad üles ja tuleb ju paberid esitada selleks, et sul on, et sa saaksid endale sisseastamist. Mis paberid seal esitada tuleb? Koolitunnistus, sul on vaja ka, ütleme, kuna 4. tasemel õppimise jaoks ei ole vaja gümnaasiumitunnistus, siis täiesti piisab põhikooli lõputunnistusest, on ta siis ükskõik mis aastal ja mis riigikorra ajal välja antud. See ei oma nüüd nagu väga tähtsust on ju ja sul on 18 aastane. Selline nõue on, et ja siis vastuvõtte komisjonis oleme ka erandeid teinud teinekord ka 17,5 aastaseid vastu võtnud, et kui ta saab selle õppeaja sees, ütleme 18, et kõik oleneb inimesest, kuidas tal tahtmised asjad on. Selle pärast nagu väga ei pea muretsema, et äkki ei saagi sisse või on mingid pingerivid sellised, et läheb kõvemaks kandideerimiseks? Mina tea, siin kui 2 aastat tagasi, kui meil automaarid lubati võtta, siis tekkis küll konkurss päris kõva, et teatud erialadel on konkurss olemas. Ja siis otsustatakse mille järel?
tavaliselt see oleneb, kuidas on vastuvõtu. Kuidas kirjas on ja kas keskmine hinne või eelmist kogemus? Kõik need tingimused on tegelikult jällegi seal veebilehekirjas seal kirjas, aga on teatud erialadel ka täiskasvanud õppijate seas, seal on neid, kes jäävad välja. Ja see meie Kehtna poole peal oleme teinud niimoodi, et me oleme teinud tegelikult intervjuu nendega, et me oleme kutsunud nad kohale, me oleme vestelnud, me oleme vaadanud seda motivatsiooni, miks ta näiteks seda teatud eriala õppima tahab tulla. Näiteks maamõõdus eelmine aasta, kui olin, siis keegi ta ütles, et vanaisa maa sai tagasi, ta tahab nüüd seda mõõtma hakata. Et seal ei olnud nagu seda tahtmist, et ma tegelikult tahan nagu sellel ametil tööle hakata, vaid lihtsalt, et mul on isiklikult vaja ja siis ma tahaks nagu tulla seda tegema, et ma ei mäleta nüüd, kas ta sai või ei saanud õppima, aga seal on neid erinevaid põhjuseid ja siis on hea, kui saad vestelda ja rääkida nendega ja näha seda motivatsiooni. Kas täiskasvanud õppijatele ja töökohapõhistele õppijatele on vajadusel mingi ühika koht ka võimalik saada või? Kas see asi käib? Ja, selles suhtes, et meil Vana-Vigalas ei ole sellega probleemi, et see ei ole ka vaja mingit eelnevat registreerimist, tuled sinna, õppepäev saab läbi, lähed õpilaskodusse, ütled, et sa oled meie kooli õpilane ja saad endal võtta toa ja oled seal nii mitu päeva tahad, mitu ööd. Süüa saab ka ja magada saab ka ja sporti saab ka teha ja no mis sama on Kehtnas on ka, et meil on jõusaal olemas ja palun väga, nii et kas mingi avatud uste päevad on möödas juba? Jah. Nii, ja millal nüüd siis võib juba homme tulla paberitega põhimõtteliselt või mis mingid päevad on selle jaoks või suuname inimesed jälle kodulehele vaatavad sealt? Koduleheküljel on info olemas. Pigem ongi tark see kodulehe aadress meelde, et... Nii nagu kõik muu tänapäeval käib kõik digitaalselt ja ka sisseastumine käib tegelikult sellise keskkonna kaudu nagu SAIS ja seal on ka juba teatud informatsioon sinu eelneva haridustee kohta on olemas seal, et ka täita kõik need tingimused, et hakata üldse õppima, sest seal on ka uued reeglid tulnud, et kui sa oled varem õppinud näiteks 4. tasemel, siis sa järgmisel aastal uuesti tulla ei saa. Ja seal on muidugi palju informatsiooni, aga see on kõik seal SAIS-is olemas sinu kohta. Ja, just nimelt. Meil on Vana-Vigalas on 2 jaanipäevane ja uksed kogu aeg lahti, kui ei tea, kellel helistada, aga võtke kodulehelt minu number. Elan seal samas, võin ükskõik mis veel kas või õhtul kell 7:30 tulla, kui on, näitan tööga üle, et oleks ka kellegi vaade, et saab ju alati kokku leppida, et meil nagu avatud uste päeva ei ole, aga läbi võite alati astuda, siis on kõige parem, et näete neid reaalselt tingimusi ja praegust just ongi meil täiskasvanud õppijad majas, pleksepad valmistamad kutseeksamiks ja et kuidas see töö käib, et paljudes mõtlevad, et on ainult nagu teoreetiline, et meie oleme nagu just vastupidi teinud, et ikka mida rohkem käelist tegevust, seda parem. Jah, vaat kus selline tore õppija lähedane suhtlus või selline, et tuled helista Neemele, Neeme teeb ukse lahti, tule vaata, mis siin toimub, mis nii viga siis kooli minna, algus on ju väga mõnus juba. Nii et soovitan kõigile täiskasvanud, minge kindlasti kooli, lisab sellist vurtsu elule juurde, saab kohe sellist uut hingamist ja energiat, ise tean, kuidas see asi on käinud, nii et minge vaadake rako.ee lehe peale, mis seal kirjas on ja minge kooli. Nii, aitäh teile! Aitäh!